See võib olla positiivne sõnum Saudi Araabiale, aga kuidas on lood Araabia Ühendemiraatidega? Sest Ariel USA ja AÜE vahelist kokkulepet peeti sageli kuldstandardiks. Abu Dhabi loobus rikastamisest ja ümbertöötlemisest. Väidetavalt Saudi Araabia ei pea seda tegema. Millise sõnumi see saadab Ameerika Ühendriikidele ja Araabia Ühendemiraatidele? Sest AÜE on olnud ka üks tugevamaid USA toetajaid selle sõja ajal. Õige. Nii et olid saudid need, kes ütlesid, et kui Iraan saab tuumarelva, siis peaksid nemadki selle saama. Emiraadid pole sellist mõtet väljendanud. Ja neil on juba tsiviiltuumarajatised, tsiviiltuumaprogramm. Seega ma kahken, et see muudab Emiraatide seisukohta tuumavõimekuse suhtes piirkonnas. Aga see avab võimaluse, et teised riigid võivad hakata otsima seda teed mitte ainult tuumatehnoloogia kasutamiseks tsiviilotstarbel, vaid võib-olla isegi sõjalise julgeoleku eesmärgil. Nagu sa mainisid, see kokkuleppe raportite põhjal, sest taas me ei ole selle teksti näinud, lubaks mingil kujul uraani rikastamist. Sellel puuduvad paljud sätted ja järelevalve, mis seda takistaksid. Teate küll, need riigid, kellele ma mõtlen, Türgi, Egiptus näiteks, nad võivad püüda liituda selle tuumarelvastuse võidujooksuga samuti. Ja seepärast on palju muret mitte ainult Iisraelis, vaid kogu piirkonnas, et see ei käivita Saudi Araabias mitte liikumist arenenuma tsiviilenergia infrastruktuuri suunas, vaid avab hoopis ukse tuumarelvastuse võidujooksule, mis paneb paljud piirkonnas ärevusse. Hästi, Ariel, me jääme endiselt Riadi ja Abu Dhabi teema juurde. Pärast kuid kestnud avalikku pinget püüavad Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid nüüd peenelt näidata ühtsust. Kõrged ametnikud postitasid täpselt teisipäeval kell 19:00 koordineeritud sõnumeid, kiites nende ühist ajalugu ja juhtimist ning öeldes, et meedia peaks hoiduma selle suhte õõnestamisest. Veelgi enam lootust kahe riigi suhete taastamisele andis täna ilmunud foto, kus Saudi Araabia kaitseminister prints Khalid bin Salman poseerib koos Araabia Ühendemiraatide asepresidendi Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyaniga. Ariel, mida me sellest arvama peaksime? Ajastus on kindlasti huvitav. Oleme aastaid näinud pingeid Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia vahel, mis on kuhjunud erimeelsuste tõttu Jeemeni küsimuses. Nüüd on Jeemen taas esitanud Saudi Araabia ähvardusi. Kuidas me sellest kõigest aru peaksime saama? Nii et see on, ma nimetaksin seda diplomaatiliseks teatriks Abu Dhabi ja Riadi poolt, et näidata, et nende erimeelsused ei tähenda, et Pärsia lahe piirkond on nõrk ja lihtne sihtmärk. Need kaks noort härrasmeest, keda me praegu ekraanil näeme. Vasakul on Saudi prints ja paremal on Emiraatide asepresident. Mõlemad on oma riikide valitsejate vennad. Kroonprints Mohammed bin Salmani vend ja Araabia Ühendemiraatide presidendi Mohammed bin Zayedi vend. See on nagu katse näidata mingisugust ühtsust Pärsia lahe piirkonnas nende jätkuvate Iraani rünnakute ajal. Nüüd, kui ka Huthid on sekkunud. Aga kas see tähendab, et selle pildiga, kas Riad ja Abu Dhabi on oma vastuolud maha matnud? Kaugel sellest. Erimeelsusi on endiselt palju, kuid see näitab vähemalt Abu Dhabi poolt, et nad ei ole sulgenud ust katsetele taastada suhted Saudi Araabiaga. Huvide lahknevus ja palju konflikte piirkonnas on endiselt olemas. Näiteks Jeemen on üks neist. Teine on Liibüa ja lihtsalt Araabia Ühendemiraatide suhted Iisraeliga on veel üks pingete allikas. Nii et see ei tähenda, et suhted oleksid tead jälle õigel teel. Kui me näeksime pilti nende vendadest, kes on valitsejad, see võiks olla veidi erinev, aga minu esmane vastus oleks samuti sama, et see on mõeldud kuvandi loomiseks, et näidata, et lahe piirkond ei ole killustatud. Need on kaks võtmetähtsusega tegijat, kes on väga olulised ühtse seisukoha kujundamisel lahe piirkonnas. Ja just see ongi sõnum, mis välja tuleb, mis näitab kahepoolsete suhete sügavust ja ühtsust. See on teema, mis kajastus vastastikustes sõnumites, mida nägime nii Riadist kui ka Abu Dhabist. Kuid seda ei tohiks võtta kui märki, et kõik on korras ja et kõik erimeelsused kahe riigi vahel on lõppenud. Kuid nad näitavad, et nad seavad Pärsia lahe ühtsuse oma erimeelsustest kõrgemale
kui tegemist on ühiste ohtudega. Milleks on Iraan? Hutid ja nii edasi. sotsiaalmeedia ei räägi alati kogu lugu. See on huvitav. Ariella Oren, aitäh uuenduse eest! Aitäh!